Tere jälle! Tahan selles videos natuke rääkida enesearmastamisest ja armastamisest üldiselt. Ma tahan ümber lükata ühe väite, millega ma ei nõustu ja ma toon välja need punktid ja selle põhjuse, miks ma ei nõustu selle väitega, mis puudutab enesearmastust ja mis see armastus üldse on. Paari sõnaga räägin sellest ka. See lause, mida ma tahan ümber lükata, on see, et selleks, et teisi armastada, pead sa kõigepealt armastama iseennast. Hästi palju on aastate jooksul, mina olen väga palju seda kuulnud, seda lauset ja miks ma arvan, et see lause ei toimi, miks see lause ei ole, miks ta ei päde, miks ta ei ole õige, on see, et inimene on sotsiaalne olend, me oleme sündinud sõltuvuslikus suhtes teiste inimestega, oma perega, oma lähedastega, selle keskkonnaga, kus me oleme. See tähendab seda, et seda, kes me oleme, kuidas me kujuneme, kuidas me ennast mõistame, seda mõjutab eelkõige suure osa, esimese osa elust meie vanemad ja see keskkond, kus me kasvame. Ja nemad õpetavad meile meie kohta. Nemad, ütleme, vanemad on kõige suurem mõjutaja selles, kuidas me ennast tunneme, kui hästi me ennast tunneme, kuidas me endaga kontaktis oleme või seda õpime olema. Ja see on nagu vundament, mille peale me ehitame kogu oma ülejäänud elu ja kogu oma enesekontseptsiooni. See lause, mida ma ütlesin, et ma tahan ümber lükata, see ei päde just sellepärast, et me saame armastada teisi läbi selle, kui meil on arusaam ja teadmine ja kogemus sellest, mis tähendab seda, kui meid armastatakse. Sest muidu meil ei ole seda arusaama, mis see tähendab, et armasta ennast. Kuidas ma tean, mida see tähendab, kui ma ei ole seda kogenud, kui ma ei ole saanud mingit teadmist, praktilist tegu, käitumist selles osas, et ma olen tundnud, et mind armastatakse ja minust hoolitakse. Ja see põhipoint, ütleme, mõte ongi see, et selleks, et teisi armastada, peame me kõigepealt olema teadlik sellest, mis see armastus on ja sellest, et kas mul on see kogemus, et mind on armastatud. Siia juurde lähevad ka teised asjad, siia juurde läheb ka see, et kas ma olen kogenud, et mind nähakse tegelikult, kas ma olen kogenud, et mind kuulatakse, kas ma olen kogenud, et minu eest hoolitsetakse tegelikult nii, nagu mina vajan. Kas ma olen saanud selle kogemuse, et mind on hoitud. Need on need küsimused, mida enne kui liikuda enese armastamiseni ja selleni, et kuidas siis teisi armastada, võiks läbi mõelda enda jaoks, et kas ma tean, mis see tähendab üldse, kas ma olen saanud selle kogemuse, sellepärast, et kui see on selge, ehk siis teadlikkus iseendast, kes ma tegelikult olen, mida ma vajan, mis on need minu vajadused, et ma tunnen, et minu eest hoolitsetakse, mind armastatakse, mind nähakse, mind märgatakse, siis ma saan seda teistele anda. Sest siis ma tean, kui ma ennast mõistan ja mõistan seda, kes ma olen, ma suudan ka teisi mõista. Ja see on oskus, mis on pidevalt arendatav, see ei ole mingi fikseeritud asi. Me kogu aeg õpime inimestena, aga see mõistmine on võtmesõna ja ma isegi ütleks, et armastus ongi mõistmine. Enda mõistmine, teise mõistmine väga sügaval tasandil. See tähendab seda, et mitte, et ma lihtsalt armastan sind nii, nagu mina arvan, et sina tahad olla armastatud või et ma hoolin sust nii, nagu mina arvan, et sa tahad, et sinu eest hoolitakse, vaid kas ma mõistan seda teist inimest ja seda, et kuidas tema seda vajab, mis see tema jaoks tähendab. Ja seetõttu siit tuleb ka välja see, et armastus on kahepoolne asi, see on kahesuunaline tee. Sa ei saa teada, mis on enesearmastus,
kui sul ei ole seda kogemust, et keegi on sind armastanud, sa õpid ennast armastama, endast hoolitsema, ennast mõistma läbi selle, kui keegi teine tähtis isik su elus või isikud on seda teinud sellisel viisil, et sa oled seda päriselt tundnud. Seepärast, et siis sa õpid ennast mõistma, ka ennast usaldama ja sa õpid ka teistes nägema seda ja oskama samamoodi pakkuda seda ja neid mõistma ja kuulama. Ja sellepärast see lause ei toimi, et sa ei saa teisi armastada enne, kui sa ennast armastad. See on alati kahesuunaline. Me alati õpime enda kohta läbi teiste inimeste, läbi selle keskkonna, läbi nende kogemuste, mida me saame igapäevaselt ja mis me lapsepõlves saime. Et see on see, mis ma tahtsin selles videos rääkida ja öelda. Kui sul tekkis mingid mõtteid või küsimusi või sa tahad lihtsalt mulle kirjutada, võib-olla tulla teraapiasse, tulla vaatama endasse sügavamalt ja see teema sind kõnetas, siis kirjuta selle video alla kommentaaridesse või ma panen oma meiliaadressi ka selle video alla, nagu iga video all mul on, või siis minu Facebooki lehe kaudu. Ja aitäh, et sa kuulasid. Ilusat päeva.